Lõppenud Riigikogu valimiste tagajärjed on meie riigile äärmiselt kahjulikud. Eestis on võimule tõusmas ajaloo kõige vasakpoolsem ja globalistlikum valitsus, mistõttu meie püsimine iseseisva rahvusriigina on sattunud väga suurde ohtu. Peale selle lasub valimistel pettuse kahtlus. Rahvuskonservatiivide kahjustamiseks algatati valimiseelsel nädalal koordineeritud laimukampaania ning e-hääletuse puhul ei ole välistatud tulemuse manipuleerimine Reformierakonna kasuks. Kui ka sinule on vastuvõetamatu see, kuhu me ühiskonnana liigume, siis liitu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. EKRE on eestimeelne, tõe ja õiguse eest võitlev rahvaliikumine, millest on tänaseks saanud parlamendi suurim ja tegusaim opositsioonipartei. Järgnevatel aastatel seisab meil ees raske võitlus. Peame tagama, et valimistel oleks pettus välistatud. Me peame kaitsma oma riiki massiimmigratsiooni, odava võõrtööjõu ning riigi teerullipoliitika eest. Me peame ära hoidma vaikiva ajastu kehtestamise ja rahva vaesumise. Iga meie liige saab anda oma panuse, et Eesti jääks eestlaste rahvuskoduks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme. Erakonnaga liitumise juhendi leiab veebilehelt ekre.ee. Eesti eest. Kagu Raadio. On ajakirjanik Heimar Lenk. Eetris on tema autoriprogramm. Kagu Raadio saatesari, kus peategelaseks Heimar Lenk on taas eetris, seda korda kergelt pühade meeleolus, kuigi võib öelda, et pikad pühade päevad on juba ka selja taha jäänud, aga ega me neist ülestõusmise ja munapühadest pole tänase päevani lahti saanud. Heimar ütleb meelsasti ka daatumi ja kellaaja, millal me eetris oleme, sest ajaloo ürikute ja tulevaste põlvede jaoks on sel suur tähtsus. Tere hommikust, head Kagu Raadio kuulajad, ja tõepoolest ma ütleksin selle daatumi tulevaste põlvede jaoks, mine sa tea, mammutid on leitud ju veel, et roheline rohutuust on tal suus isegi veel säilinud 1 000 000 aastat, kes teab, kes meie saateid kuulavad, ja tähelepanuväärne on see, et me oleme eetris tõepoolest 21. aprillil, mis tähendab siis lihavõtte esimest püha, 20. oli lihavõtte päris päev ja siis 21 on esimene püha, teine 3. tuleb veel, see on siis aastal 2025, eks ju oleme praegu, et mine sa tea, mis on siis, kuigi siin tehakse siin igasuguseid neid tulevikuprognoose, kus naine muutub enam mitte naiseks, ma lugesin üks päev siin, ja mees enam ei ole mees ja riided selga ei panda, on ainult valguskuma ümber inimese. Üks päev oli lehes sellised futuroloogilised arvamused. Sa vaatasid kaikki seda artiklit, kus tehisintellektil paluti genereerida, et milline on Eesti naine ja Eesti mees ja pulmad 1000 aasta pärast. Ja siis Muhu seelik oli kadunud või ma ei tea. No see oli kadunud jah, et see oli vähegi futuristikumaks muutunud, aga polnud paha, ma vähemalt olen õnnelik, et tehisaru arvab, et 1000 aasta pärast on mõni eestlane veel olemas. No see on suur küsimus ja seda me ei suuda täna arutada, aga mul on sulle ka selline, tahaks teada saada. Nüüd on see lihavõtte nädal olnud, vaikne nädal, kõik need vaiksed neljapäevad ja suured reeded ja vaikne laupäev ja ülestõusmine siis pühapäeva öösel vastu pühapäeva. Kas sa oled ka siis nädala jooksul natuke meelt parandanud ja mõelnud elu üle järele ja et mille nimel me elame ja mis meie idee on ja? Kus sa üldse võtad, et minu meel parandamist vajaks? Mulle tundub, et
Piibel ütleb, et me kõik oleme patused. No piibel võib paljugi öelda, piibel minu kohta täpseid andmeid ei oma. No jah, sa polegi... No kui ma sulle teen ettepaneku, et organiseeriksin näiteks Läänemetsa või kellegi juhtimisel toreda bussiekskursiooni Pühtitsasse, et läheks kiusaks seal nunnasid, siis sa kindlasti selle delegatsiooniga liituda ei taha. Lähed sinna parem mõnel pühapäeval ise meelt parandama. Ma tulen autoga järele, ma samasse bussi Läänemetsaga ei tahaks minna. Aga ma ei usu, et tema ka rahvaga ühte bussi tuleb. No, tema on sotsiaaldemokraat tõusik ju. Tõsi, jah? No muidugi. Mõtle, mis sotsiaaldemokraadid on teinud esimeses Eesti Vabariigis ja nüüd ja kukutanud kui palju kõike. No vaata, kuidas sotsiaaldemokraatidel Soomes läks eduliselt kohalikel valimistel. No Helmede, vana Helme, Mart Helme sõnad lähevad siis jällegi täide, et igast poemüüjast võib peaminister saada, eks ju, nagu ta kunagi naeris selle kauni Soome neiu üle. Aga kui nüüd tõsisemalt rääkida, ka vaiksel nädalal olid ikka probleemid üleval ja ma ütleksin niimoodi, et no eks me tulemegi siia Meelis sellepärast kokku, et ikkagi rääkida sellest, et kuidas paremaks asju teha ja kuidas ka Eesti riiki ja omaenda meelt parandada. Ja tulevad sellised uudised, mis järjest ja järjest räägivad, et Eesti rahva elu ei ole kerge. Otse kohe see pole minu hinnang. Ja näiteks ma toon ühe nüüd sellise näite, mis oli meil meedias, aga mis pole laiemat vastukaja nagu leidnud ja toon sellise näite. Märtsikuus, see on selle aasta märtsikuus, toimus Tallinnas Mustjõe gümnaasiumis konkurss valvuri ehk lihttöölise ametikohale. Teda nimetatakse valvur administraator, no see, kes istub all, vaatab, et võõrad sisse ei tuleks ja ma ei tea, kas ta nüüd kella ka helistab tänapäeval või käib see elektriga rohkem, mõnes koolis on veel vanaaegne kell, võetakse kätte ja kõlistatakse. Ja kujutaks ette, sellele lihtsale töökohale kandideeris 50 inimest. Ja see on Tallinna linnas, kus on ikkagi tööturg väga suur ja lai ja sinna kandideeris 50 inimest lihtsale töökohale, no siin pole öeldud, aga no see palk võib olla ka minimaalne palk, no mis seal saab olla. Vanasti olid need koolitädid, me hüüdsime. No nüüd on nii, et ei saa aru, kes on õpetaja, kes on õpilane, kes on koolitädi, kõik on üles pohvitud ilusti ja huuled laialt ja jämedalt ära värvitud. Ma vahel käin mõnes koolis ja tõesti aru ei saa, et see on direktriss, aga see on nüüd siis 10. klassi abiturient, kuskil 11. Et nii see on. Ja nüüd kirjutab see autor, kohe ma ütlen, kes seda kirjutab, mida ma tsiteerin, ta ütleb niimoodi, et kujutagem ette nüüd olukorda väljaspool Tallinna ja Harjumaad. Et kui Tallinnas on juba 50 inimest tahab saada koolitädi koha peale, mis siis on ääremaal, et sinna tuleks siis 100 inimest vähemalt. Ja see aga annab võimaluse tööandjale teha väga hea valik, valida välja selle inimese, kes võtab kõige vähem palka, kes on kõige leplikum ja nii edasi, kes ei virise, ei torise ja teeb kõik ära, mis kästakse, äkki pannakse veel koristama ka teda, eks ju. Ja siis on niimoodi, et arvatavasti on kuskil miinimumpalgaga see sama koolitädi seal ja see kõik, see näide on toodud selleks, näite toob meile meremeeste ametiühingu esimees Jüri Lember ja tema toob selle näite selleks, et praegu on arutusel Riigikogus siis seadus, praegu uus töölepingu seadus, uus versioon, kus siis tahetakse tööandja rolli suurendada, et ta saaks inimesega kokkuleppele, kuidas moodi seda töögraafikut teha, et paljud ettevõtjad tahaks võtta tööle inimesi, kes töötaks 3-4 tundi, saaks vähe raha seal miinimumpalka ja kui on vaja suuremat tööd või pikemalt teha, et siis ta saaks ta uuesti kutsuda, ütled, kuule, tule laupäeval ka välja ja tee mulle laupäev-pühapäev ka, aga ilma lisatasuta. Selles seaduses lisatasu nädalavahetuseks ei ole. Ja see suur kriitika on selle seaduse kohta, mis on järjekordselt võetakse vastu ilma ametiühingutega nõu pidamata ja mis on kõrgelt heaks kiidu saanud meie peaminister Kristen Michali poolt. Et see on väga hea seadus, tegelikult on see väga selline ängistav, ütleme, töölisklassile, töölisklassi meil polegi enam õiget, aga ütleme siis inimestele, kes lähevad ja tööd otsivad. Ja Jüri Lember kirjutab, ma tsiteerin teda,
iga päevaga muutub meil tavainimese olukord üha halvemaks Eesti Vabariigis. Ja edasi tsitaat jätkub. See, et Eestis on 59% rikkusest koondunud 32 aasta jooksul 10% elanikkonna kätte, on ebamõistlik sotsiaalne kihistumine, ütleb Lember, mis on tegelikult jube lugu, et 10% käes on siis meie vabariigi rikkus ja siis, kui tehakse neid keskmise arvestusi, siis on selge, et sealt tuleb ju väga kõrgeid näitajaid saab teha. Ja Jüri Lember jätkab, et kui meil aastas hukkub tööõnnetustes 15 inimest keskeltläbi, vahel ka rohkem, ja kogu tasuta meditsiinisüsteemi üks suurim rahaline väljakutse on krooniliste kutsehaiguste ravimine. Et see ei ole arenenud ühiskonnale kohane, et meil on nii palju kutsehaigeid. Muide, kutsehaigeid, ma ei tea, kuidas praegu, aga mõni aasta tagasi oli kutsehaigete protsent kõige suurem Põlva maakonnas Eestis. No võib-olla sellepärast, et siin võetakse need rohkem arvele, ei oska öelda, aga kutsehaigeid on väga palju ja oma kutsehaigust nii-öelda tõestada ja siis tööandja käest hüvitist saada on peaaegu et võimatu. Ja ütleb Jüri Lember veel meie Eesti iseloomustamiseks, millega ma väga nõustun kohe, ta ütleb niimoodi, meie taas iseseisvumise 2 aastakümne jooksul on ettevõtjate hulgas olnud populaarne lause ja arusaam, et tegijad, ta paneb jutumärkidesse, et tegijad on need, kes on oma töötajale suutnud võimalikult vähe palka maksta ja igasugu muinasjutte selle õigustamiseks heietada. See on pärssinud meil kogu majandust, rääkimata laekumata riigi tuludest, ja mis on suures osas toetunud tarbimismaksudele, mis nüüd on suured, aga tarbimine iseenesest väheneb. Nii et nii ütleb siis ametiühingute juht, Turske meremees, pildi peal on väga mehelik mees, aga kui tema juba niimoodi nutab ja siin heietab, mis me siis üldse räägime olukorrast. Ja kui me tuleme edasi, siis kohe vaatame, võtame nüüd värsked andmed, selle nädala andmed, lihavõtte nädala andmed, et tänavuseks aastaks ennustatakse hinnakasvu veel lõpuni kuskil 5,2–6%. No see on tegelikult, number ei ole suur, aga tegelikult kohutav hinnatõus. Järgmisel aastal inflatsioon järgneb. Ja miks ma selle hinnatõusu näite toon? Seda me kõik ise teame, näeme, et poodides on need alandatud hindadega kaupade riiulid kohe tühjaks hommikul ostetud. Aga ma toon näite sellepärast, et meil on ju kõige targem inimene Jürgen Ligi, kes on olnud nüüd kõikide ministrite tööpostil olnud elus. Alates haridusministrist ja siis ta oli kaitseminister, tahtis teha meile palgalise sõjaväe näiteks. Ja nüüd ta on tähtis ja tema on niivõrd tark ja tema kõike ütleb ja nüüd ma tsiteerin. Hinnatõus on kohutavalt suur, rahvas ägiseb selle all, aga Jürgen Ligi ütleb Delfile jutumärkides, see on nüüd tsitaat. See hinnatõus ei ole kindlasti nüüd põhiline rahvamure meie ühiskonnas. 5% pole suur number, me oleme elanud ka 1000% hinnatõusuga. No ma ei tea, kas see oli siis ülemineku ajal esimesed päevad või, aga igal juhul niimoodi ütleb siis Ligi ja jätkab. Muretseme liiga palju asjade pärast, mida me mõjutada ei saa, aga muretseda maksab muidugi nende asjade pärast hoopis, mida me mõjutada saame. Ja see on perekonna sissetulekuid peab tõstma. Aga kuidas need perekonna sissetulekuid tõsta, seda Jürgen Ligi ei ütle ja ajakirjanik ei küsi ka. Noor poiss, ma vaatan pildi peal selle ajakirjanik, ta ei tulegi selle peale, et küsi siis järgmine küsimus, et kuidas ma siis saan rikkamaks Jürgen Ligi. Aga ei küsita, ei julgeta küsida või kardetakse küsida, äkki lastakse töölt lahti, kes sa tead. Et asi on väga, ma ütleksin, ma ei hakka praegu arutama Eesti ajakirjanduse ümber, aga ajakirjandus on meil väga nõrgal tasemel.
ja nüüd, kui nüüd see Jürgen Ligi niimoodi ütleb rahvale näkku, et ei ole vaja hinnatõus, pole üldse suur mure, siis ütleb selle vastu Mihhail Kõlvart, Keskerakonna esimees, kes on muide nüüd tõusnud teisele positsioonile peaministrite edetabelis, et rahvas on hakanud teda väga kuulama ja teda austama ja tema sõnavõtud on alati toredad ja sisukad ja filosoofilised ja Kõlvart ütleb niimoodi ja muide Keskerakond on nädala jooksul on 2 uurimust tehtud, mõlema uurimuse järgi Keskerakond on enam-vähem võrdse toetusega rahva seas, võrdse toetusega Reformierakonnaga. Esimene Isamaa, teine Reformierakond ja sama 17% Keskerakond. Nii et see partei aegamööda tõuseb ja ma näitan sulle, näed, Meelis, nüüd rahvas ei näe, meil kaamerat ei ole, ilmus ka värske kesknädala number jälle. Ma jätan selle sulle siia stuudiosse, sa saad seda tsiteerida, siin tarku mõtteid lugeda ja siin on niimoodi, et tuleb reformivõim siis ära lõpetada. Ja Marika Tuus kirjutab siin, et tuleb kindlasti langetada toiduainete käibemaksu, sest rahval käivad hinnad üle jõu. Ja siis on siin, kirjutab veel meile, et Anastasia Kõlvart kirjutab, et korruptsiooni ohvriks on saanud meil rahvas, et Eesti on tegelikult väga korrumpeerunud riik, aga meil see korruptsioon toimub sellise imekena maski all, et nagu aru ei saagi. Ja mina väidan, et kõige suurem korruptsioon on tegelikult valdades ja kohtade peal. Me ei hakka seda praegu ehk siis arutama siin. Aga kas sa seda oled kuskilt kuulnud, kas see Anastasia, kes on nüüd väga kõvaks sõnavõtjaks ja selliseks asjalikuks poliittaamiks muutunud, veel võidusõitja oli, kas enne Kõlvartiga, Mihhailiga tuttavaks saamist, tal ka niisuguse poliitilisi huvisid oli? Vastupidi, tal neid eriti ei olnud ja ta tuli ju erakonda, ma mäletan, ja juba oli niimoodi poliitilistesse mängudesse tõmmatud, ta oli erakordselt vaikne ja tagasihoidlik tütarlaps. No selline sporditüdruk, hoidis nagu kõrvale, palju sõna ei võtnud, aga nüüd on ta ju Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni juht ja tuuseldab seal kõvasti. Ja ta on arenenud ja mulle tundub, et see abielupaar väga hästi sobib ja need siis teevad poliitikat nii Riigikogus kui siis ka kodus ja see on parim lahendus iseenesest. Ja tahan öelda seda, aga veel kesknädal toob ära siin veel plaan B, see on siis meil Andro Roos, ka sinu saate autori esineja, ja tema kirjutab, et Tartust tuleb suur poliitiline lahinguväli ja Keskerakond tahab Tartus valimised võita. No ma seda ei tea, kuidas see õnnestub, eks me näe, aga Andro Roos on kõvasti, ta on Tartu Hoiulane ühistu esimees, juhatuse esimees või jah, seal juht ühesõnaga. Ja siis on niimoodi, et ta tahab võimsalt minna nüüd Reformierakonna vastu Tartu linnas. Ja veel kesknädal toob ära selle, et on juba peaaegu 100 000 eurot on kokku kogutud, rahvas on väga palju toetanud Keskerakonda. Teatavasti ju miljon eurot pandi kaela, ma ei tea, ebaproportsionaalselt suur karistus küll ühele erakonnale. No, aga 100 000 oli juba 6 aega tagasi, et asi ei ole sealt edasi läinud. Ei, asi on edasi läinud, siin on öeldud juba, see number on edasi 120 ringis on kuskil, ei hakka aega selle peale raiskama. See 100 ma otsin eelmises saates sulle. Aga vahepeal on palju vett voolanud merre. Paljalt annetustega 100 miljonit ikka kokku ei saa, et kuskilt on veel vaja. Ei, no seda muidugi, no ei ole ju suur annetajad, nagu on teistele parteidele. Ja kõik on ju ära hirmutatud. Keegi julge enam annetada, sellepärast, et sa saad kriminaalasja, kui midagi annetad kuskil, eriti Keskerakonnale. No saad kohe kriminaalasja kohe. Ja kriminaalasi tuleb hiljem, esiteks saadetakse sulle sinu firmasse tuletele kontroll sisse. Ja see leiab kohe, et andurid on vale koha peal ja firma tuleb kinni panna. Kas sa mäletad ühe Eesti suure kalafirmaga juhtus selline asi? No ikka mäletan. See oli esimene kõige parem ja rahva seas kõige armastatum kalafirma, mulle ei tule ta nimi meelde. Mingi MV Vool või midagi. Midagi oli ja seal oli väga tubli esimees ja direktor ja poha kõik hingega tegid tööd. Ühesõnaga konkurendid ühel päeval saatsid kontrollid kaela, tuli välja, et kala puhastatakse valesti ikkagi. Pea ei ole õige koha peal. Masina all ja sabavöö ei võeta õigel ajal ja ongi õhtal see firma. No, ongi. Aga Kõlvart ütles
siis niimoodi välja, Raadio 7 on see usuraadio, nendel on seal iga nädala alguses üks saade ja Kõlvart ütles Raadio 7 eetris välja, et olukord on selline, et valitsus kordab meil kogu aeg, et majandus kasvab, aga millegi pärast selle majanduskasvu ajal inimesed üha vaesuvad. Nii et me kuulame siis, mida Mihhail Kõlvart selle olukorda kohta Eestis ütleb. Mis puudutab inimeste praeguse heaolu küsimust, siis praeguse valitsuse peamine probleem seisneb selles, et see tegelikult ei ole prioriteet. Vaata, lähenemine on nagu selline, et Exceli tabel näitaks kasvu. Et majandus kasvab, ükskõik mismoodi, aga et me saaksime telekast öelda, et vaadake, nüüd majandus kasvab. Mida see reaalselt tähendab inimestele, see on teisjärguline. Ja Reformierakond kogu aeg surub peale, et majandus kas juba kasvab või varsti hakkab kasvama. Ja mida see reaalselt inimestele tähendab, Eesti inimene vaesub. Lihtsalt see on reaalsus. Aga see ei ole tähtis. Ideoloogiliselt Reformierakonnale see ei ole tähtis, et täna neljandike Eesti inimestest ei saa igapäevaselt enda kuludega hakkama. See on ju peaaegu katastroof. Ja siis, nagu me kuulsime, elatustase langeb rahval ja kuigi öeldakse, et majandus tõuseb, aga see, et elatustase langeb ja inimestel on raskem eluga hakkama saada, see meie eliiti ei puuduta mitte kuidagi. Niimoodi kirjutatakse siis internetis. Aga et on välja kujunenud selline lihtsa inimese tõrjumise atmosfäär. Mina tunnen ka seda muide. Lihtsa inimesega enam mitte keegi ei arvesta, isegi ei tohi öelda väljenda, mis tähendab lihtne inimene, keskmine inimene sellist veel olemas. Tegelikult on, me näeme iga päev, kellega me koos poes käime. See on tavaline inimene, elab palgast palgani ja peab töötama mitme töökoha peal ja nii edasi. See on lihtne inimene, kes peab kuidagi moodi otsaga kokku tulema. Aga eliit temast välja ei tee. Ja siin tulebki nüüd järgmine teema, mis ma tahtsin siin korraks üles tõsta. Ma ikka olen suur internetilugeja ka ja praegu viimasel ajal ongi nii, et infot saad põhiliselt internetist rohkem kui ametlikest infokanalitest. Sest seal on, ametlikus infos on põhiliselt pooltõed, valed isegi, ma ütleksin, ebatäpsused, sihilikud ja selline propagandistlik uudisvoog meid iga päev haarab. Aga internetis kuuled siis ka tõde rohkem. Rahvas saab seal oma häälega öelda, sest meil meedias ju rahva hääl suur ei kõla. Eriti lugejate kirjulehtedes enam ei ole ja nagu me eelmises saates rääkisime, Eesti Raadio juba räägib ka sellest, et tuleks see sissehelistamine, mis on siis 10 minutit 24 tunni jooksul. See tuleks ära lõpetada, et helistavad valed inimesed. Miks õiged inimesed ei helista, seda ma ei tea. Ja siin tulebki see mõte välja, et eliit ei vaata rahvast või ei pane rahvast tähele ja selle kohta see poliitik ja siis eliit selle mõiste tõstis uuesti üles. Ege Hirv, tema on aktiivne poliitik, ta küll Riigikokku minu meelest pole ta küll saanud, aga ta on väga aktiivselt kirjutab Facebookis ja räägib üldse asjadega kaasa ja minu meelest üks äge naine, Ege Hirv. Kas ta oli EKRE-ga koos vist omal ajal või on ta praegu ka, ma ei oska öelda peast. Mina ei tea ammugi, sina peaks ikka paremini teada. Ma ei uurin tausta nüüd, aga see pole praegu tähtis. Minule on ta sõber juba aastakümneid või ma ei tea kui palju. Kas ta kuskilt Valgamaalt oli või? Võib-olla küll ja isegi, vaat ei tohi naise kohta midagi välja mõelda, äkki paneme mööda. No loomulikult. Mine sa tea, eks ju. Aga äge naine ta on igal juhul ja tema ütles otse välja, et palun ärge kasutage Eestis sõna eliit. Et tuleb öelda selle kamba kohta hoopis sõna nomenklatuur. Ja ta tsiteerin siis, tema ütleb niimoodi, palun kasutage sõna nomenklatuur, poliitbüroo, puhvet, igasugu tegelinskid, suur kambakraatia, uugad saagatajad ja nii edasi. See pole mingi eliit, see on nomenklatuur. Aga meie eliit, ütleb Ege Hirv, on Uku Masing, Bent Nurmekund, Paul Ariste, Marju Lepajõe, Peti Alver ja kui soovite
sõna eliit kasutada, siis kasutage nende inimeste puhul. Mina uurisin järgi nüüd sealt tarkadest raamatutest. Selgub, et on Ege Hirvel on õigus, aga mitte päris õigus, sellepärast, et ka seda kambakraatiat ja seda nomenklatuuri võib nimetada eliidiks, aga see on tasutud eliit. Aga nüüd need siis Betty Alverid ja meie mõtlejad ja kaasaja mõtlejad, nemad on siis nagu ei ole palgal või ütleme siis on niimoodi, me ütleme intelligentsi eliit, aga tegelikult on ta ka riiklikult ja poliitiline eliit, aga ta ei saa selle eest tasutud. Nii üks filosoof ütles mulle. Ja siis Ege Hirv jätkas, et kuna korrumpeeritud kaabakad, need on siis meie riigi juhid, korrumpeeritud kaabakad on pidanud ausate inimeste tapmise hinnaga oma positsioone hoidma, siis on kaduma läinud kogu demokraatia olemus. Vahetada isikuid juhtivatel kohtadel on kogu valimiste mõte sellega pilastatud. Mingid valimisi pole, vahetatakse vaid juhte kohtadel. Ja sellel võimul on ikka veel poliitbüroo puhvet ka 30 aastat hiljem pärast taasiseseisumist. Samade tumbade tõttu, ütleb Ege Hirv, ei saagi miski uuendada või ka uueneda, sest hoitakse värisedes kahe käega oma toolist kinni, olles ise samal ajal rumal nagu lauajalg. Vaat seda ütlevad siin, see on nüüd hääl rahva seast. Ja siit edasi tuleme, miks ma sellest eliidist rääkisin ja selle, et eliit midagi teha ei taha, tuleme selle juurde, et eliit, inimesed elavad viletsasti, aga vana mõte välispankadele suuremad maksud peale panna, mida Euroopas kõik kasutavad peaaegu ja mida Leedu hiljaaegu tegema hakkas, siis Eesti eliit ei saa mitte kuidagi sellega nõus olla ja kardab nagu vanapagan välku, et keegi äkki hakkab tõstma siis maksusid seal sellele Seeb ja Swedbankad ja mis meil siin on. Ja isegi ma meenutasin, et ka Jüri Ratas, kui ta sai võimule, kukutas Edgar Savisaare, sai võimule, siis ka tema ei julgenud pankade vastu minna. Mul on meeles, ta käis Swedbanka juhtidega pidulikul lõunal, selle asemel, et neile maksu panna, kuigi Keskerakonna platvormides valimistel ja programmis on see mõte sees, et välispangad viivad liiga palju raha välja ja neid tuleks paremini maksustada. See küsimus oli ka vaiksel nädalal üleval Riigikogus, sellepärast ma tõin ka meie saatesse ja seal Martin Helme ütles selle kohta väga hästi. Ta ütles niimoodi, et rahvas vaesub, aga pankureid kummardatakse. Kuulame siis, mida Martin Helme Riigikogu kõnetoolist ütles. Võtame siis asja kokku, jah, nii nagu Lauri ütles, meie oleme ka siia korduvalt tulnud eelnõuga kehtestada erakorraline pangamaks ja loogika on ju väga lihtne. Meil on koalitsioon, kes nüüd on parempoolne koalitsioon, nüüd tuleb makse langetama meile jutu järgi, kes on kehtestanud automaksu, kes on tõstnud tulumaksu, kes on tõstnud käibemaksu mitu korda, tulumaksu ka mitu korda, kes on tõstnud kõiki aktsiisimakse, kes on tõstnud maamaksu, kes on ära võtnud peretoetusi, on ära võtnud lastega kodus oleva ema tervisekindlustuse, on kinni pannud maakoole, on vähendanud teedeehitust ja teehooldust, on kärpinud huviharidust, sest raha ei ole. Ja kuskilt peab ju raha tulema riigieelarvesse. Aga siis on üks püha lehm, mida me ei saa puudutada. No mitte mingil juhul ei saa puudutada, sest siis kukub taevas alla, majandus kukub kokku, ettevõtlus jääb seisma ja ei tohi. Ja kuigi meil Aivar Sõerd räägib siin põlgliku sellise muigega, kuidas me kopeerime seaduse Leedust üks ühele maha, aga see seadus on nii kehva, et me ei saa seda üldse menetleda, sest see on nii praak seadus. Ma ei tea, kas koopiapaber oli praak või leedukad tegid kehva tööd. Igatahes Leedu eelarvesse tuli sellega kõvasti raha, 100 miljoneid. Meie arutame siin, mida järgmiseks kärpida. Ja nii see loogika on meil, et meil on valitsus, mis esimese instinktina alati võtab lihtsa inimese taskust raha. Siis võtab Eesti ettevõtja taskust raha. Siis võtab kõikidest teenustest, avalikest teenustest ära raha. Aga vaata, Rootsi pangalt raha ei võta. No ei võta, ei saa võtta. See on põlastusväärne. See mõtteviis on põlastusväärne.
Mina ka mõtlen samamoodi, nagu Donald Trump ütles, et uhkusega olen tavalise inimese poolel, mitte pankurite poolel. Panga teemaga seoses, miks ma pankasi ka meenutasin, tahaks meenutada nüüd veel ka ühte Facebooki postitust, mille tegi sinu raadiosaadete kaasautor, aktiivne ja väga tark mees ja ettevõtja ja maailmakodanik Vambola Kolbakov. Ja tema tegi postituse Veebfondi kohta, Meelis, mäletad Veebfondi veel? Ja. Seal olid suured rahad, mängiti maha, endale tasku tähendab. No jah, kahjuks oma tasku ei libisenud sealt midagi. No kus sa sellega? Kus sa sellega? Ja Vambola Kolbakov tõstis vana teema üles, ta on ju muide kogu aeg sõdinud, pikalt kohtuteed käinud selle Veebfondi asjus. Ja miks ta sõna võttis? Sellepärast, et imelisel kombel Eesti, vist oli Päevalehes, esines Eesti Panga president Männik. Eesti Panga president Männik, ta oli siin, 2011. aastast peal oli ta Eesti Panga nõukogu esimees, tähendab, oli Männik. Ta oli väliseestlane, Rootsis elas ja nüüd tal oli juubel ja ta andis intervjuu ja tõi seal välja ühe huvitava asja, mille peale läks kohe põlema Vambola Kolbakov. Ja nüüd Männiku sõnade järgi oli siis selline olukord 2011. aastal, 2011, ja peale härra Männiku valimist Eesti Panga nõukogu esimeheks ja siis, nagu Männik ütleb, tuli tema juurde Siim Kallas. Ja Siim Kallas tuli ja ütles talle niimoodi, ma tsiteerin nüüd neid sõnu, kas ta nii oli või olnud, aga Männiku sõnade kohaselt palus Siim Kallas temal mitte uurida Eesti Panga tegevust minevikus. Ja Kallas oli tol ajal Euroopa Komisjoni asepresident ja transpordivolinik aastatel 2004-2014 ja Siim Kallas pidas siis silmas seda Veebfondiga juhtunut ja palus mitte seda uurida, kuna ta oli nii kõrge koha peal Euroopas, siis ka Männik seda siis kuulas tema sõna ja uurima seda Veebfondi ei hakanud. Aga sisuliselt palus siis Euroopa Liidu komisjoni tollane transpordivolinik siis kindlasti oma kriminaalset minevikku mitte uurida, eks ju, sisuliselt. Ja sellepärast, et Veebfond oli just toimus sel ajal, see raha Venemaalt kanditi siia Eesti miljonäride taskusse, sel ajal, kui Eesti Panga president 4. jaanuar 1994 oli nimelt Siim Kallas. Nüüd ma praegu hakkasin siin stuudios mõtlema, kas mitte tol ajal ei olnud ka Riigikogus rahanduskomisjoni esimees või kõrge koha peal ka Jürgen Ligi. Et need asjad toimusid ja mõte oli muidugi selles, ma lihtsalt tuletan meelde, et milles see nooremale kuulajale võib-olla, milles see Veebfondi skandaal seisis. Jaanuaris 2013 näiteks avaldas Eesti Pank Veebfondiga seotud auditi tulemused. Ja nüüd lühidalt öeldes selgus, et Eesti Pangas oli 95. aastal 1995 loodud valeandmetega dokument, millega anti Vene firmale TSL International 32 miljoni dollari ulatuses nõudeid Vnešekonombankile. Ma mäletan, Vnešekonombank, see oli selline väga populaarne pank, see tegeles siis välisvaluutaga Nõukogude Liidu ulatuses, väga rikas pank ja sealt siis võeti välja 32,3 miljonit dollarit ja siis jäi siis õhku rippuma kuni tänaseni suur saladus, kes ikka võttis selle raha välja. Ja kontodelt on üle kantud või kanditud Eestisse 20,5 miljonit dollarit. Üksik asju ei hakka rääkima, sest see lugu on keeruline ja sa oled oma saadetes ka neist rääkinud ja vanem põlvkond seda hästi Veebfondi mäletab, aga olid ka mitmed ohvrid sellega seoses, mitu inimest kaotas oma elu ja näiteks üks oli Hardo Aasmäe, kes oli omal ajal Tallinna linnapea ja Edgar Savisaare suur sõber ja hästi tark inimene ja jagas ka pangandust ja tema julges välja öelda, see on ka toodud need raamatutes, mis on ilmunud selle Veebfondi kohta, julges välja öelda, et ta teab inimesi, kes selle raha üle piiri toimetasid, kes ta Narvast Tallinna tõid, kes ta endale said ja nii edasi ja ta hakkas neid nimesid tahtis avaldada. Järsku ootamatult, ma mäletan, ma olin Tallinna televisioonis tööl sel ajal, panime saatesse ka, tuli järsku uudis,
Ardo Aasmäe kukkus trepist alla surnuks, mille kohta eksperdid kirjutasid, et surnu keha oleks nagu tanki alt läbi läinud. Tank oleks tast üle sõitnud. Nii et ta oli vist nähtavasti läbi klopitud ühes selles kesklinna majas, seal on mitmekordne maja, kus on lift, ja virutati sealt nähtavasti alla ja uurimisest keeldus või uurimist ei nõudnud, tema abikaasa ja perekond loobusid. Võib kõike sellega seoses arvestada või mõtiskleda selle üle, igal juhul selline must lehekülg Eesti lähiminevikust ja see pole ainuke must lehekülg. Ja must on meie lähiminevik, kahjuks on, midagi pole teha. Ja ometi peaks juba nüüd, kui me sinuga, Meelis, vaatame, sa teed juba aastakümned siin raadiosaadet, saaksid ikka Vaba Eesti ajal tegema, eks ju? Mida see Vaba Eesti oli? Mõtle, 91 oli Savisaare valitsus ja sa tegid selle, ega see nõukogude ajal ei teinud siin saateid. Ma ei tea, 91 vist oli ikka. Või olite juba ülemineku ajal? Krapi raadio oli vast ikkagi nõukogude ajal siin. Ma arvan ka vist, jah. Et näed, kui pikk aeg on mööda läinud, raadio ikka töötab. Midagi pole öelda. Natuke siin hingitseb, jah. No aga ikkagi eetris lebib ja kuulajaid ka jätkub. Ja näete, nii palju on mööda läinud, aga ikka need vanad probleemid meid siin nagu kammitsevad ja oleme nende vangis, võiks öelda. Kui ma nende vanade aegade peale mõtlesin, järsku avan ajakirja 60+, see tuleb ju seal lehtede vahel, varainimeste ajakiri. Üldiselt tühi, minu meelest reklaame täis ja kogu lugu on selles, et tuleb olla hea tujuga, siis elad väga kauaks. Ja tuleb kõigega rahul olla, mitte mingil juhul viriseda. Ei tohi öelda, et sa vähe pensioni saad või poes on nii või naa, asi ei ole nii, nagu ma tahaksin, aga seda ei tohi öelda, siis sa oled terve. See selleks. Aga viimases numbris väga huvitav asi oli seal. Seal oli siis Heido Vitsur, meie tuntud majandustegelane ja tark mees ja temaga oli intervjuu, tema juubel oli tal ja siis oli tema juubeli intervjuu temaga, seal kõik muud jutud, need lapselapsed nagu tavaliselt ikka, et kuidas sul käid, ega sa õhtut sussid jalga ikka paned ja nii edasi, kui sa arvuti taha istud. Aga siis oli ka üks küsimus ja Felix Undusk tegi selle intervjuu, ka vana kooli mees juba, ja ta küsis siis või meenutas sellist seika Heido Vitsuri elus ja Heido Vitsur meenutab, ja nüüd ma jutumärkides loen tsitaadi. Ja Heido Vitsur ütles, ükskord Indrek Toome, ta oli siis vist peaministri seal ametis vist selle ajal, ühesõnaga üks riigi juhtidest sel hetkel, ta ei ütle, mis aastal see oli, aga ükskord Indrek Toome küsis siis minu käest, kumb sobib Eestile paremini, kas parlamentaarne või presidentaalne süsteem. Ja Vitsur ütles, et mina vastasin, et peaks olema presidentaalne süsteem ja ma ka põhjendasin seda, ma tsiteerin praegu siis Vitsurit ja loen edasi tema tsitaati. Mind hämmastas, kui pisut hiljem hakatigi rääkima, et Eestile sobib hoopis parlamentaarne valitsemissüsteem paremini, sest meil on selleks olemas Eesti-aegne esimese vabariigi kogemus, ütleb Vitsur. Ja nüüd siis ta ütleb, et ma ei ole ju parlamentaarse demokraatia põhimõtteline vastane, kuid minu arvates ei vastanud meie poliitiline kultuur sellele parlamentaarsele nõuetele või nõudele ja ei vasta ka nüüd pärast 35 aastat harjutamist, ütleb Vitsur. Ja ma pole tegelikult ju proovinudki konsensust harjutada, vaid soovime ikka üksnes, meie ei ole proovinudki konsensusele saada omavahel parlamendis, aga ikka üksteisele tahame ära panna. Ja Vitsur ütleb, et tulemuseks on see, et Riigikogu on meil vaid kummitempel ja võimul olijad näivad sellega rahul olevat. Aga see ei ole parlamentaarne demokraatia. Ja nüüd Undus küsib, kas sa siiamaani arvad, et meil peaks olema suurem presidendi võim, nii-öelda presidentaalne vabariik. Ja Vitsur ütleb, jah, ma olen siiamaani selle seisukohal. Siis saaks Eestit paremini edasi viia. Aga praegu meil Riigikogus ja parlamentaarse riigikorra ajal meil hakatakse ja loobitakse üksteisele puha granaate. Ja see leppimatus on praegu meie kõige suurem puudus,
et me ei suuda koostööd teha, ütleb Vitsur ja lõpetab oma selle tsitaadi sõnadega, et kahjuks on meil Eestis säilinud vana hukkamõistetud Vargamäe meeste asjatu kemplemine. Ja tal on jumal õigus. Võib-olla peaks meil olema nagu Ameerikas. Trump ütles ja sai tehtud. Aga nüüd me vaidleme lõputult. Ma ei suuda kuulata, kui tuleb Kristiina Kallas eetris ja hakkab jälle rääkima. Ta käib iga päev. Üks päev oli 2 korda ühes jaamas. Ja hakkab jälle rääkima, et tema suureks mureks on õpetajate palk. See käib aastakümneid. Nii nagu nende politseinike palk ja kõik need ja siis sotsiaalhooldused ja nüüd on siis meil ka perearst on saanud ju ministriks siis Reformierakonnast ja tema on minister ja tema hakkab nüüd tervishoidu paremaks tegema. Ja kuidas te teete paremaks, küsiti raadios? No raha meil juurde ei tule, aga arstidega arutame asja läbi ja teeme süsteemi paremaks. Ja intervjuu lõpus selgus, et tuleb piirata haigete kopimist ja koperdamist arsti juurde. Tuleb telefoni teel probleemid lahendada. Ja üldse tuleb elada tervislikult, siis me ei jäägi haigeks. Vaat nii. Vaat selline olukord on Eestis. Ära söö, ära joo, siis oled terve. No, ja tee tasuta tööd. Ikka. Sa teedki siin ju. Lubu pärast, mitte töö pärast. Vot ja sa oled õnnelik inimene. Sa teed seda, mis sul süda kutsub. Ja kui ma nüüd vaatan ja mõtlen ja siis seda saadet ette valmistasin ja siis ma vaatasin, et no meil on ju samad probleemid kõik, mis olid 35 aastat tagasi. Me pole sugugi jõudnud kaugemale. Lauristin oli sotsiaalminister ja arutas samamoodi, kuidas saaks pensioni tõsta, kuidas saaks tervishoidu paremini teha, tegi meile perearstisüsteemi, mul on meeles tema sõnad ja see on ideaalne süsteem, see töötab Inglismaal. Perearst võib teile ka öösel koju sõita, kui teil häda käes on ja ta ühte aegu ravib teil nii vanaema kui vanaisa, ema ja isa kui lapsi ja lapsi. Kõik on ühe perearsti nii-öelda hoole all ja võib ta ka tulla teil siis, kui te välja kutsute ja öösel kohale sõita. Lauristini sõnad tsiteerisin mälu järgi. Praegu on nii, et ta ei tule elus sul koju. Vaata, sa ise sinna juurde saad ja kolmandaks vaata, et sa saad õest kaugemale või õigemini lävepakust üle. No, paremal juhul tuuakse sulle koridori retsept kätte, eks. Õest kaugemale on tõesti raske saada, väga suur spetsialist ole. Aga me teeme siia märkuse juurde, et kuna me oleme Põlva linnas, siis see jutt ei käi Põlva kohta. Ja, seda kindlasti mitte. Ja, siin on asi, mina olen pannud tähele, et siin on perearstindud väga, väga tore ja siin on toredaid perearste palju või mitmeid. Ja nii, et ühe sõnaga ma jõudsin järeldusele, et ikka vaidleme vanade asjad üle ja mulle meenus ja tuleb välja, et Kärna Erni, ta on meil saates varem ka ükskord siin vist esinenud ja tema naljad 90ndates aastates, need kehtivad täna ka. Kemplemine ja vaidlemine jätkub, et me võiksime kuulata, kuidas siis selle läbi Kärna Erni nalja meenutame vanu aegu ja näeme, et mitte tühjagi suures plaanis, üldises plaanis polegi muutunud. Nii et Kärna Erni oli tark mees, nägi tulevikku Eestis ette. Kuulame, mis ta ütles siis ülemineku ajal, see on tehtud nüüd Mart Laari esimese selle valitsemisaasta jooksul vist 93 või millal ta tuli seal, no 92-93 on see nali tehtud. Kärna Erni, kuulame ära. Kuulad sa, see ületuleku periood olevat nüüd lõppenud, et me oleme kohal jõudnud, kuid kus kohta seda pole öeldud. Aga noh, mina olen pärkst vaba, sest nii nagu Gorbatšov omas aegas, nii ütles ka Šavishar, kui tema tuli platsi, et laske narrid vanglast välja, enam hullemaks minna ei saa. Ja nüüd on siis teine valitsus meil, mõlemad ühe näoga, ja mis on selge, nad kisuvad nii õudselt omavahel, nad hammustaks nina otsast ära. Lauristin ütles, et see Alaküla on egam suli, väike seega, sest see maade käis kohtus, nüüd on Sildam on suur agent. Kõik süüdistavad, et keegi on kuskil agent. Ma oli päris solvunud, et mind ei, mitte midagi, mind jäeti nagu kõrvale. Ma ütlesin ise raadiumis maha, et kuule kurat. Ma olen eluaeg olnud 2 isand teener, et ma olen nii Ameerika VBI-s töötanud kui venelatega VB-s. Ei uskunud keegi, just see rausu lolle. No ükskõik. Siis Savisaar kohta
Ütles üks mees, kes elab Savisaare vastas majastas, tead, et tal on iga õhtu passib kindrali, vedekindrali mundrit selga. Ma ei tea, kas see on tõsi või pole. Siis Narva komitee ütles, et ülemnõugus on ainult fašistid, Eesti komitee ütles, ülemnõugus ainult kommunistid. Tee sa nüüd selgeks, kes kuskil on. Mis on selge, see on see, et mõni asi on küll meil viltu. Aga me laulame ikka edasi julgest, laulame suuri laule, stagnaaegseid laule, nagu näiteks julgesti vendad nüüd jäule, krahma, mis vähegi saad, sest meil igale näule ei jätku vara ja maad. Vot edasi. Ja läheme siis edasi ja no tuleks öelda niimoodi, et ega lihavate pühade ajal me muidugi kirikust ka mööda ei saa minna, sest eelmine nädal siis tähendab see vaikne nädal tõi väga palju uudiseid, no ma ütleksin mitte kõige meeldivamaid kiriku kohta ja loomulikult oli siis peateema ikka edasi, nagu juba siin viimased kuud ja aastad, Eesti kristlik õigeusu kirik. See on nüüd uus nimetus, Eesti kristlik õigeusu kirik. No vana nimega oli ta Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirik. Nüüd on tal siis uus nimetus, kristlik õigeusu kirik. See on ametlikult kinnitatud ja ametlik nimetus. Ja nüüd on neid arvamusi selle kiriku nii-öelda alluvuse muutmisega, et ta tuleksid Moskvalt ära. Neid arvamusi on seinast seinani ja näiteks Postimehes ilmus sel nädalal juhtkiri, mis ikka lõplikult nõuab siis sidemete läbi raiumist Moskva patriarhaadiga. Pärast seda kirjutab nüüd Postimehe juhtkiri, kui Eesti ühendas end lahti Vene elektrivõrgust, ütlesid paljud, et viimane nõukogude aja pärand Eestis ongi Moskvale alluv kirik. Ja siis ühe sõnaga Ukraina sõja taustal on selge, et need sidemed Moskvaga tuleks läbi raiuda. Ja ütleb juhtkiri, et usuvabadusega pole siin mingit pistmist, keegi ei keela käia kirikus palvetamas. Ja nüüd on huvitav, et on olemas ka teistsuguseid arvamusi ja ma tsiteeriksin juba veebruaris avaldas oma arvamuse kõrge usutegelane, julge inimene, Eesti siis meie Luteri kiriku endine peapiiskop Andres Põder. Ja tema kirjutas, no ta sügavalt usklik inimene kirjutas, meie seadusandja vastu, ma tsiteerin, meie seadusandja vastu võetud õigusaktid puudutavad esmajoones Eesti elanikke. Avalikkuses ja ka Siseministeerium on korduvalt kinnitatud, et Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku suhtes pole tuvastatud mingeid julgeolekualaseid pole tuvastatud mingeid julgeolekualaseid õigusrikkumisi ega määratud ka kirikule karistusi. Ja Andres Põder, peapiiskop endine, jätkab, pole põhjust kõigutada usaldust kaitsepolitsei võimekuse vastu, kuid siiski lihtne sõnum oli, et oletuslikud ohud tulevikus ei saa olla aluseks usuvabaduse piiramiseks. No ma seletan lahti, kaitsepolitsei ütles, et tulevikus võib see kirik meile väga kahjulikust muutuda, aga Põder ütles, et meil ei ole mingisugust alust, kuna siiamaani ei kirik ega Kuremäe nunnad ei ole seadust rikkunud, pole Eesti Vabariigi vastu ühtegi sõna halvasti öelnud ja rahulikud ja vaikselt oma teenistusi pidanud. Ja no nüüd tulebki siin neid arvamusi niivõrd palju, ma ei hakkaks meie saates täna neid kõiki siin nüüd lahti rääkima ja diskussiooni algatama, sest tõepoolest on ühest küljest on suur hulk on artikleid, kus no täiesti asjatundmatult kritiseeritakse Kuremäe või Pühtitsa nunna kloostrit, samamoodi Vene seda Moskva alluvusega seda Moskva patriarhaadile alluvat siis Vene kohaliku õigeusu kirikut. Samal ajal on tehtud kavaldusi, kuhu ka Jaak Allik, ma mäletan, alla kirjutas, et jätke see kirik rahule, et ta ei ole midagi hullu meile teinud ja nii edasi. Ja siin on nüüd väga hea iseloomustuse annab selle asja kohta Varro Vooglaid. No tema on tõusnud meil vist, ma arvan, üheks juhtfilosoofiks praegu ja mõttehiiglaseks ja minu meelest väga rahulikult asju kaaluv, analüüsiv ja võrdlev selline poliitik praegu, ma ütleksin rohkem analüütik,
poliitik, kes pidevalt ka Riigikogus sõna võtab ja tema nüüd EKRE partei raadiosaates eelmisel pühapäeval rääkis ta siis nädal tagasi, rääkis ta oma pöördumisest, tema tegi pöördumise Alar Karise poole, tähendab meie presidendi poole, et ärgu ta kuulutagu seda kiriku muutmise seadust välja. Ja mis teeb karisemist või on ta juba teinud, ükskõik, sellest me praegu ei räägi, aga me kuulame Varro Vooglaiu arvamust, kus ta väga hästi iseloomustab olukorda Eestis. Ja ma ütleksin kokkuvõttes siin sõnadega, ta jõuab järeldusele, kahjuks on see mul nii, kahju on seda öelda, aga ta jõuab järeldusele, et me oleme kuidagi vaimselt ja hingeliselt väga kitsarinnalised ja vaesed inimesed. Jutt on siis Eesti eliidist rohkem, võib-olla ka avalikkusest. Kuulame, mida ütles Varro Vooglaid siis raadiosaates, kui ta iseloomustas olukorda Vene kiriku ümber. Kuulame. Aga mis puudutab seda pöördumist presidendi poole, mida sa osutasid, siis sai kohe pärast lõpphääletust pöördumine saadetud, ma eelnevatel päevadel juba valmistasin selle ette, sest ma teadsin, kuidas see asi lõpeb. Ja põhiseaduse kohaselt president peaks olema põhiseaduse kaitsja, ehk kui võetakse vastu seadus, mis on ilmselgelt põhiseadusega vastuolus, nagu kõnealune seadus seda ilmselgelt on, rikkudes nii süütuse presumptsiooni kui ka usuvabadust kui ka õigusriikluse printsiipi. Aga võib-olla kõige viimase lausena, mis ma omalt poolt ütleksin, on ka see, et minu jaoks tegelikult kogu selle asja taustal on veel väga palju suurem probleem, mis räägib midagi meile sellest, et milline riik Eesti Vabariik üleüldse on. Ja mis on minule kuidagi õudselt raske seedida, on ikkagi selline järjepidev äratundmine, kui vähe meil on sellist enesekindlust, kui vähe meil on riiklikku väärikust, kui vähe meil on suuremeelsust, kui vähe meil on sallivust, eks. Kõik see on see, mis selle eelnõu menetlusest meile vastu vaatab. Selline väikese hingeline, kitsarinnaline, koolikiusajalik soov endast nõrgematele ära teha suure valetamise, vastimise ja enesele vastu rinda tagumise saatel. Et kas sa kujutad ette, kui hale see tegelikult on? Sa võtad ette nunna kloostri. Kujutad ette, siseminister kogu oma aparaadiga võtab ette siis nunna kloostri ja ütleb, raisk, nüüd me näitame, kelle jalas siin tegelikult püksid on ja kui kõvad mehed me oleme, et kas teete nii, nagu me ütleme või tee. See on hale. Väljapoole, suuremate ja tugevamate poole on selline arglik, lömitav, limukalik pugemine. Ja siis endast nõrgemate suhtes on selline koha kätte näitamine, enese tõestamine. See on umbes nagu selline lugu, kui sa töötad kuskil ettevõttes, ülemus sind alandab teiste ees, seal igapäevaselt ja siis tuled koju ja annad koerale ja naisele peksa ja ütlen, et nüüd ma näitan teile, et kes siin peremees on, eks. Mina ei taha sellist Eesti Vabariiki. Ma tahan Eesti Vabariiki, millest nähtuks riiklik väärikus. Riikliku väärikuse lahutamatuks osaks peab olema suuremeelsus, suure hingelisus ja sallivus seal hulgas. Ja nüüd on mul siin kaasas üks selline ajaleht kiriku teema jätkuks. On ajaleht kaasas, mida nüüd jällegi Meelis Käo, siin suur raadioreporter ja maailma asjadega kursis olev inimene, näeb vist üle pika aja esimest korda jälle. Maladjoš Estoni. Ega tõesti pole ammu juhtunud. Ja MK Estonia, see on nädalaleht, muide meil tellitud koju. Me loeme seda, see on huvitav, see on ainukene venekeelne ajaleht, mis Eestis järgi on jäänud. Venelastel rohkem lehti pole, kui välja arvata nüüd Eesti Ekspressi venekeelne väljaanne, aga seal on absoluutsed mõtted, mis on nii ühepoolsed mõtted. Siin on siis ka, ütleme, vene elanikkonna mõtteid sees ja nii edasi. Esiküljel on ka siin Filareta, selle siis nõndanimetatud moskvameelse Kuremäe kirikujuht Igumen ja Filareta. Aga sees on üks huvitav artikkel selle Vooglaiu intervjuu või esinemise jätkuks ja seda kirjutab Vahur Luhtsalu. Tema on publitsist, öeldakse, aga tema on ka ühtlasi endine diplomaat. Ja see Vahur Luhtsalu on kirjutanud Eesti meedias väga palju huvitavad artikleid, sellise filosoofilisi ootamatute seisukohtadega ja mis alati panevad nagu üllatama lugejat, et huvitav, et mida see mees mõtleb ja ta on niisugune kaine analüütik ja kirjeldab seda olukorda minu meelest väga sellise selge pilguga ja läbimõeldud arvamusega alati. Ja ta toob siin näiteks
näiteks nüüd jälle selle Vene kiriku ja eriti ka veel siis selle Pühtitsa Nulla kloostri ja Aleksander Nevski katedraali Toompeal, mida tahetakse lammutada. Ja selle artikli pealkiri on hingelisest vaesusest. Jutt on eestlaste hingelisest vaesusest. Ja ma toon selle artikli, teen kokkuvõte on selline, ta ütleb niimoodi, et kõik need mõtted ja see hoiak kiriku suhtes räägib muide nii, nagu ütles Vooglaid, nüüd ütleb teine tark inimene, Vahur Luhtsalu, eestlaste vaimsest pimedusest, kitsarinnalisusest ja sellisest maamehe mentaliteedist, mis ei taha teiste arvamust kuulata ja vaatab maailma peale läbi väga ahtakese pilu. Ja meie oleme hingeliselt vaesed. Ja nii on selle artikli sisu ja ta ütleb ühte asja nüüd, kui meie nüüd lammutame ära selle kiriku Toompeal, mis tegelikult väga hästi sinna sobib ja räägib meie ajaloost ja ajalugu ei tasuks lõhkuda, kas siis Peterburis peaks ka Johannese kirik, Eesti Luteri kirik, mille me alles restaureerisime uhkete kontserdisaalidega ja meie pühamu Vene teises pealinnas, et siis tuleks see ka maha lammutada, võib-olla lahti võtta ja kivid Eestisse vedada ja siis kuskile siia Lõuna-Eestis üles panna. Et vaata, millised mõtted tulevad, eks ju. Et väga hea artikkel ja kahjuks peame ikkagi tõdema, et targad mehed ütlevad, et me oleme Meelis hingeliselt vaesed eestlased. Midagi ei ole teha. Ma saan aru, et selle koha peal, mis ma praegu ütlen, on siin võib-olla väga palju kriitikat minu arvelt saab teha, et ma nimetan meid vaeseks hingeliselt, aga mulle tundub, et me oleme. Ei maksaks minna teise kiriku kallale. Ja siis sees on siin nüüd veel siis suur artikkel, õigemini intervjuu üle 2 lehe Igumen ja Filaretaga ja ütleb, et tema ütleb siin värske intervjuu, nüüd alles tehtud ja ta ütleb niimoodi, et kloostris on võimatu teha üleüldse poliitikat või propagandat, et seda mitte kunagi kloostris ei tehta. No kui me võtame klassikalist kirjandust, võib-olla seal Pariisi Jumalava kirikut ja nii edasi, siis me näeme, et ega palju seal poliitikat ikkagi ei ole, seal on rohkem ikka hingeline tegevus, vaimne tegevus ja muidugi inimhinge kosutamise eesmärgil kõik. Ja ta ütleb, suur lugu, ta iseloomustab, et ta ju kirjutas ka nunnade nimel president Karisele kirja, et ärgu ta kuulutagu seadust välja ja nii edasi, kõik need teemad on siin üleval ja Filareta lõpetab oma intervjuu väga tähendusliku tsitaadiga ja pöördub Eesti rahva poole, ütleb, et meie Kuremäe kirik teie Maarjamäest alati palvetab ja soovib Eestimaale ainult head, et see on üldse ime, et siin Eestimaa pinnal omal ajal selline kirik sündis. Et nad on Eesti ees palvetanud kogu aeg ja viimased sõnad on selline. Ta pöördub siis nagu Eesti eliidi poole ja pöördub sõnadega, et mida ütles Kristus, kui ta oli risti löödud. Ta pöördus oma isa poole ja ütles niimoodi, et isa, ära pahanda nende peale, nad ei tea, mida nad teevad. Sellega lõppes see intervjuu, sellega me lõpetame ka oma need teemad siin saates, neid tuleb iga nädal suurelt juurde, et oleks pühade meeleolu veel saaks jätkuda, täna võib ju hästi mune toksida ja homme ka toksida ja pühi veel edasi pidada ja lihavõttemõtteid arendada, sest ikkagi lihavõttepühad kahjuks meil Eestis neid nii väga suurteks pühadeks ei peeta, meil on jõulupühad kõige tähtsamad, aga õigeusu maailmas on lihavõttepühad, sest õigeusu maailm tunnistab tähtsamaks kui sündi, tunnistab veel uuesti sündimist, inimene võib alati uuesti oma elu alustada ja paremaks saada. Ja selle kohta meil Eestis ka ega meil lihavõtte laulusid, ma mõtlen sellise menumuusikas vist ei ole eriti, eks ju. Kirikulaulud on, aga need on ka vähe tuntud, aga menumuusikas ei ole. Läänes on neid üksjagu palju ja põhiliselt muidugi laste laulud jänkudest ja munadest. Inglise keeles on see, jõulude nime me inglise keeles teame, Christmas, eks ju,
ja White Christmas kuulus laul, aga lihavõtte pühade nimetust vene või selles inglise keeles on võib-olla isegi vähem inimesi teavad, see on Easter. Easter on siis lihavõtte pühad ja neid Easteri laule, laste laulude on maailmatu hulk. Ja selle saate lõpuks siis kuulakski me ühe Easteri laulu või siis lihavõtte laulu ja selle sisu on siis niisugune hästi vahva, et kevad on käes, lilled õitsevad, munad on värvitud, lihavõtted on kohal, olgem kõik rõõmsad ja pidagem rõõmsaid pühi ja mingem kevadisele ajale siis heade mõtetega vastu. Sellised mõtted tulevad sellest laulust ja nende mõtetega meie lõpetame Meelis Käo sinuga ka selle tänase raadiosaate, mida võib-olla 50-100 aasta pärast keegi juhtub kuulma. Hooray for spring! Here comes Easter! Hooray! Yay! Wow! We wish you a happy Easter. We wish you a happy Easter. We wish you a happy Easter in the lovely sunshine. We wish you a happy Easter. We wish you a happy Easter. We wish you a happy Easter in the lovely sunshine. Inside the eggs, there are lots of goodies. We wish you a happy Easter in the lovely sunshine. Easter! Happy Easter! Stop! We wish you a happy Easter. We wish you a happy Easter. We wish you a happy Easter in the lovely sunshine. Big baskets, there are lots of toys. We wish you a happy Easter in the lovely sunshine. Happy Easter. Stuudios on ajakirjanik Heimar Lenk. Eetris on tema autoriprogramm. Kagu Raadio.